Tere! Pärast saadet Meie kaunid kodud alustame siit imeliselt Tallinna Raekoja platsilt ning külastame selles majas asuvat imelise vaatega katusekorterit. Mis võiks olla veel ihaldusväärsem elupaik inimesele, kes otsib eksklusiivsust ja armastab olla tähelepanu keskpunktis. Sest just see kodu ongi ju tegelikult meie pealinna kõige keskmises punktis. Katusekorterit, mille aknad on tuttavad küllap paljudele, kes kas või pildilt Raekoja platsi näinud on, kutsusime avastama trummari ja saatejuhi Reigo Ahvena. Mehe, kellel ei saa jutt kunagi otsa ja kelle positiivne ellusuhtumine paneb särama kõigi lähedal viibijate silmad. Nii andsimegi mehele võimaluse erilise 850 000 eurot maksva korteriga tutvust teha ja sealt saadud muljeid vahendada. No tere, Reigo! Oi, tere! Et tõesti, jah, ütleme, teie olete mul külas praegu küll, aga see on väga okei. Lihtsalt vähemalt emotsioon on selline, sest ma lõpetasin ringkäigu ära ja neid kohti, kuhu ma oleks võinud maanduda, et ennast nagu väga koduselt tunda, oli mitmeid, aga ma olen alati olnud hirmus diivanite fänn ja ma siin juba leidsin 15 erinevat asendit, mis ma võtaksin juhul, kui mul nüüd sealt seina seest see milku välja tuleks. Ütlen kohe ette ära, et minul selles avaras ja meeletult kauni vaatega korteris eriti rääkida ei tulnudki. Reigo mõtted ja sõnad ei vaja vahele segamist. Ma tegelikult kohe esimese asjana ma näitaksin sellist feature'id, mis kindlasti oleks minu absoluutne lempar, kui ma siin oleksin. Ma kindlasti enamus oma päevi veedaks siin, sellel väga puisel, no ma ütlen, see on nagu mingi trammi iste aastast 67, seda on puust. Aga kui enamus inimestele tundub, et see on hästi puine siis, ja halvas mõttes, siis mulle puit kui selline meeldib. Ma tegelikult juba uurisin selle parketi kohta ka ja loomulikult unustasin kohe põmdi selle puidu nime ära, aga mingisugune kange kõva Aafrika puu see oli. Mis puu see oli? Ipa! No selle oleks võinud ju meelde jätta muidugi. Mulle alati meeldivad kvaliteetsed põrandad, et see kvaliteetse puidu kasutamine, see mulle meeldib. Siit oleks tegelikult väga mõnus vaadata kogu aeg, kas elu keeb ja mis toimub, aga ütleme, et siis, kui pärast 3 tundi enam ei tunne oma seda tagajalgu, siis ma näiteks ma ei saa midagi teha, me peame minema kohe teisele korrusele, sest see avaruse jutt, see läheb tegelikult edasi. Enne kui avastame tõeliselt erilist teist korrust, püüame selgeks saada, mis on üldse selle maja täpne aadress. Selgub, et neid on lausa 3. Jah, aadress on siis Raekoja plats 10, Mündi 2, Saiakangi 1. Maja sissepääs on siiski Mündi tänava ääres. Mündi tänav sai alguse 13. sajandil, kuna ta oli väike rajakene, mis viis Turuplatsile. Ja teda kutsutigi esialgselt väikeseks tänavaks Turuplatsi kõrval. Nüüd aga teise korruse juurde. Reigo, kes suutis juba end selle korteri omanikuks unistada, avastas sealt ühe ägedaima magamistoa, mida ta üldse oma elus näinud on. Et siin on niimoodi, ma näitan teile, kuidas see mul tavaliselt hommikuti välja näeb. Magan niimoodi, muusikud magavad niimoodi. Ühe jala lihtsalt jõudsin moodis lükata, teist ei jõudnud, siis kraabid ennast siit välja. Patju meil ei ole, nagu te näete. Me oleme väga puhtad, meil pole isegi linu vaja. Siis korraks hüppad jacuzzisse ja siis igaks juhuks, et saaks kopsupõletiku, lähed kohe saunalinaga, lähed siia. Ja ma pean ütlema, et ma ei tea, kas teie kallis televaataja või kallis saatejuht teate, et Tallinna vanalinn on ainulaadne. Et see on kõige paremini säilinud keskaegne vanalinn üldse võib-olla maailmas. Ma olen käinud mitu korda Veneetsias ja mulle see väga meeldib see linn mitmel põhjusel ja ma ei suuda ära imestada, kui ükskõikse näoga, kui ilusas ja ainulaadses linnas käivad kohalikud. Ja täpselt sama mure on mul siin Tallinna vanalinnas, et ma ei suuda ära uskuda, kui ninad maas või ninad telefonis inimesed käivad ja on alati käinud ka, või no mitte alati, aga ikkagi hästi tavaliseks pidanud seda. Terrass, kuhu Reigo meid viis, on aga samuti ulmeliselt äge.
Sealt avaneb vaade otse Pühavaimu kirikule ja nendele kaunitele punastele katustele. Ja kui hästi otsida, leiab ka vana Toomase. Sellest luksus enam ägedamaks ei saa minna. Kui sul on kas on ikka pisikene pind, aga saad olla värske õhu käes, samas tunned, et sinu ümber elu keeb, aga samas sul on väikese selline solitud või tšölipaat inimestest, on, et sa saad korraks olla, hingata oma õhku, on ju, ja lihtsalt, ma ei tea, lugeda või vedeleda seal ja kui päike paistab, siis ma ei tea, võtta või päikest, et seal tõesti seda sellist eraldatust oli. Sama eriline on ka mullivanniga koduspa. Vannis saad nautida tähistaevast või miks mitte päikest, kui sa siin ka lõuna ajal siia peaksid tahtma. Nendel kahel päeval, kui Eestis päikest on, aga muidugi üks asi, mida on kogu aeg, on päevavalgus. Just. Ja päevavalguse fänn olen ma alati olnud. Et see mõttes see on ikkagi väga ljuks. Ja näiteks minu naisele üldse ei meeldi need mosaiik, need mingid lahendused, mis on siis, las ta siis olla. Aga mulle õudselt meeldivad. Aga samas, kui ütleme, mulle meeldib see, mis mu naisele meeldib ka. Et kui talle ei meeldi, siis mulle ka ei meeldi. Teisel korrusel on muide 2 magamistuba. Mõlemad ilmselgelt väga ilusate unenägude garantiiga. Ma ei ole väga nagu selline feng shui tundlik inimene ja ühtlasi ka mingit metafüüsilisi asju ilmselt nagu tajun halvemini kui keegi teine maailmas, aga mulle tundus, et seal oli mõnus rahulik, see magamistoaks siis sobis ja proportsioonid mulle alati meeldivad ja mulle tundus, et seal oli kõik oli küllalt lähedal optimaalsele. Eriline korter on City 24 portaalis müügil 850 000 euroga. Kinnisvaramaaklerite sõnul ei juhtu just tihti, et tuleb pakkumisele mõni elamispind Raekoja platsil, sest see lihtsalt on nii eriline. Otse loomulikult. Millised vaated? Sellist vaadet ei näe mitte kuskilt mujalt, kui ainult Raekoja platsilt. Loomulikult eelistavad paljud inimesed merevaadet, eks? Aga ka siit näeb merevaadet. On ju lausa klissee nimetada selliseid vaateid miljoni vaadeteks. Reigo lükkab aga sellest korterist avanema puhul selle väite ümber. Miljon on minu vanaisa nagu ehitatud kuivkäimlast, sest seal on mõnusasti on põldu ja metsa ja teinekord hüppab mõni kitsekene ja Jaapani turist maksab hinda selle eest, et minna Norra vaatama avarust, kus ei ole mingit asustusvalgust ja valgusreostust. Ja see on miljoni vaade. Aga see siin on ilma selle hinnalipikuta lihtsalt siin ei ole võimalik. Et ma arvan, et siin on tehtud väga palju asju õigesti küll. Alumisel korrusel asuv elutuba koos köögiga tundus Reigole esimese hooga pisut liiga hele. Liiga palju valget värvi. Ma võib-olla katsetaks mingite värvidega, midagi pastelset võib-olla, aga samas see valge ei häiritse kuidagi, sest see valgus langeb nii erinevalt, et siin ongi rohkem kui 50 halli varjundit. Reigo ei oleks aga Eesti üks tuntumaid trummareid, kui ta ei haaraks kinni võimalusest leida ka sellest korterist omale sobiv mänguriist. Nii tormas ta esimese asjana kööki ja kirus pikka aega, et sealne korralik köögitehnika ei paku tilkuva kraani rahustavat rütmi. Kraani saab aga hea tahtmise korral tilkuma panna. Igatahes, vaata. Vaata. Nii et siin on võimalus tegelikult Reigot, sa ei peagi trumme üldse üles tassima, siin on võimalik millest iganes tekitada trumm, seda mängida. Mingit küsimust ei ole, jaa. Et igatahes, ma ütlen, ma kodus lasin ükskord mingi 3 tundi, ise olin ilgelt vaimustuses. Filmisin ka mingi pool tundi, siis vaatasin pärast täielik jama. Aga nüüd ma panin juba hästi, nii et seda võib kasutada küll. Kas aga Reigo ka ise oleks valmis võimaluse korral selles korteris elama?
või on see liiga eksklusiivne? Et kas küsimus, lihtsalt kirjeldan küsimust, et küsimus oli selline, kas ma tuleksin päriselt siia elama, kui mul oleks see raha või mulle pakutaks, siis lühikene vastus on jaa. Et see ei ole minu jaoks too much, mulle midagi ei ole teha, vahel meeldib ennast hellitada, mida rohkem, seda parem, on ju, et mulle tundub kirjandusest, mida ma olen lugenud inimestest, kellega ma olen vestelnud, on ju, ja tähelepanekutest, mis ma olen nagu teinud, et inimene ikkagi väga suure tõenäosusega sellel planeedil elab täpselt ühe korra. Et kui mul oleks selline võimalus, siis ma kindlasti sellest haaraks kinni. Et huvitaval kombel vahel on selline tunne, et kuidas te elate sellistes kohtades, kus on nagu kogu aeg on nii tugev rahalõhn, et lööd pea vastu seda ära. Aga siin ei ole. Siin on päris kodune olla.